Olen taas jõudnud siia üksikule saarele ja seekord ma võtsin kaasa oma venna ja eesmärgiks on siis teha saun, püüda kala, käia jääaugus ja teha niisugune mõnus õhtusöök ja lihtsalt veeta mõnusalt aega koos oma vennaga. Jalutan praegu siin saarel ringi ja otsime mingi koha, kus me leiaks 4 puud, et me saaks ehitada endale sauna ja nii-öelda onni, kus me saaks magada, et vaatame, äkki leiame mingi hea koha. Tegime 2 ringi saarele peale ja lõpuks leidsime ikkagi mingi enam-vähem koha, et siin on 4 puud olemas ja tõmbame siia kile ümber ja katus peale ja saun valmis. Vibu on ilusti alles siin, saame lõkke teha. Kasutame siis mu seda eelmist onni ära, kuna siin on, ma olen juba selle materjali kõik kokku kogunud ja siin on väga head pikad palgid, mida me saame raamina kasutada. Ilmselt pärast tõmbame selle täiesti tühjaks, kuna siin on ka väga hea küttematerjal. Palju lihtsam on siit seda kaasa võtta, kui hakata siit kuskil metsa vahelt otsima. Nii palju siis sellest onnist. Pärast võtame noa kaasa ja lõikame need nöörid läbi ja teeme nii, nagu siin poleks mitte kunagi midagi olnud. Kui sa ei ole näinud, kuidas ma seda onni tegin, siis mina vaata kindlasti eelmist videot sealt nüüd ära, kuidas ma need kõik puud kokku kogusin. Plaan ongi siis, et me tõmbame umbes nii kõrgele 4 nii-öelda posti, kus me saame panna peale katuse. Raam on enam-vähem valmis ja siia teeme ukse. Ja siis me mõtlesime, et kuna me mingit madratsi või midagi kaasa ei võtnud, et me teeme voodi, teeme ka sellest pakkekilest. Panime siis siia ühe tala ja siia ühe tala ja siis tuleb üks tala veel siia ja siis kilest teeme voodi. Me hakkame vaikselt kive soojendama sauna jaoks. Et proovime siia teha mingi niisuguse ahjumoodi asja nendest kividest. Terve päev kuumutame neid lõpuks, kuni need on kuumad, siis viskame nad mingi hetk sauna ja siis viskame juba leili. Oba. Nagu kütaks sauna. Kõigepealt tõmbame siia katus ümber kile. Siis teeme ukse ja siis tõmbame seinad. Ütleme nii, et see tulevärk ei toimi kõige paremini, kuna puud on nii märjad ikkagi. Proovin siia nüüd mingi ukse teha, ma päris kindel veel ei ole, kuidas see toimima hakkab, aga vaatab. Siin all on suht suur pragu, aga ma proovin siia lund panna. Teeme veel valge ees selle augu, kus me saame sisse hüpata. Teen 4 auku ja siis pärast saab need vahed läbi ja võiks ju toimida. Tegime auke ja saagisime, tegime kõike korraga. Ma mõtlesin, et see on umbes siuke maks, aga ei, korralik. Tegelikult mingid vennad panevad autodega peal seal, nii et jää on paks. Nüüd hüppan sisse. Saunaga lood on kehvad, aga vähemalt auk on valmis. Ja siit saab kala ka püüda. Kalapüügiks on 2 niisugust väikest õngekest, millega me püüame ahvenat. Söödana kasutame siis kärbsetõuk ja sääsevastne, vist on nii. Vaatame, kumb paremini toimib. Teeme lõkke siia igal pool ümber, et siis kivid saaks täiega kuuma igalt poolt ja õues on tegelikult täiesti pime juba. Need on voodijalad. Me oleme umbes 7 tundi neid kive kuumutanud siin ja proovime need kõik sinna sauna onnikesse veeretada ja lähme võtame veits leili. See on mingi kuum tükke. See läheb siia kõige peal. Viimane. Üks väike. Let's go! Terve päev oleme selle hetke nimel vaeva näinud, et me saaksin lõpuks selle leili ära visata.
Ossa poiss. See on ikka kõrge. Ma lahitan, et ma olen saarel. Ise tehti sama. Jääauku nüüd. Ei, tegelikult ei ole üldse nii hull. Ma mõtlesin, et on hullem. Ei ole ju? Ei ole, kõva on ju. Ilus, oi, lähed, hea töö. Let's go. Saun on läbi, aga üli kõva. Jumala hea. Oleks ikka auas. Just otsis öelda, nagu kuradi kirsumine. Ma kuidagi Üllega siin oled, siis saab magada küll. Hea teed. Voodid said enam-vähem valmis. Varsti saab süüa. Me ei ole terve päev söönud. Homme keskendume kalapüügile. Kella 12 õhtusöök siis. Ja ongi järgmine päev kätte jõudnud. Öö oli suhteliselt okei, et hommikul läks veits külmaks, aga muidu öösel sai normaalselt magada. Eile proovisin ka korra kala püüda, aga jäime suht hilja peale oma asjadega, ehk siis me proovime äkki täna saame väikse kala kätte. Siin ei ole kala. Vaadake seda venda. Kala. Jess. Ülilae. Sellega me püüame ühe augi. Ülihea, ta veel tripis ringi siin vaata. Haugi püügiks on siis šuke lipukesega nii-öelda lõksuvärk meil. Siia panen kala otsa ja siis see läheb siit niimoodi. Ja siis kui haug tõmbab, ta peab suht kõvasti tõmbama muidugi, aga oba. Ja siis on kala otsas. Ja nüüd püüa meile haug. Ja varsti haug tuleb. Ja teine kala tuli. See on suurem kui esimene. Kaks käes. Varsti saab uhhaad teha. Täpselt sama suur. Vend. Tõnu ja siis on petsine. Proovin sellise kirvega kala kätte saada, et äkki mõni suurem ahven tahab. Äkki toimib. Kala vaatab, et saab poiss. Mis see veel on? Ja siis tõmbab sisse. Suured ahvenad, pange valmis. Kõrvad kikk ja siit tuleb kirves. See peaks vist mingit heli tegema, kui sellega niimoodi mängida siin. 3 kala ainult saimegi, aga ei ole hullu. Saime vähemalt mõlemad oma esimese jääaugu kala, mis on tegelikult ülilahe. Ja nüüd korjame kõik asjad kokku. Ja kui video meeldis, pane like, pane subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau!